kuulsite seda Keskpanga prognoosi? Olete sellega nõus? Ja, et see on nagu, mida me näemegi, et täpselt sama asi, et me siin aasta tagasi võtsime alla oma prognoose ja see on pigem nagu sõnum, mida kandis ka tegelikult siin Skeleton Technologies, et selline Eestil on läinud päris hästi, aga nüüd me peaksime nagu mõtlema selliste pikaajast majanduskasvu nagu tõstvate meetmete peale. Ja kindlasti keskkonnatehnoloogiad ja võimalused, eks ju, see on täpselt nagu interneti tulek, annab täiesti uusi võimalusi ettevõtjatel mõelda selle peale, kus tuleb nagu see täiendav lisaraha. Et ma arvan jah, et kõige markantsem ettekanne üldse täna ongi see Skeleton Technologies, mis tegelikult ühtib nende sõnumitega, mis meil on olnud, et majanduskasv on küll mõõdukam, aga meil on nagu positiivne tulevik, et mille peale nagu mõelda. Kas te arvate, et meie kohalikud ettevõtjad on valmis selleks võimalusteks? Osad on ja osad ei ole, aga see on vähemalt mõtlemiskoht, et tegelikult majanduse vundament on tööstus koos infotehnoloogiaga. Et ei saa olla niimoodi ainult infotehnoloogia, et peab olema ka tööstus ja seal on ka arendustegevus. Ja üks suur muutus, mis paraku globaalselt tuleb, ongi see, et tarbijate poolt esitatakse nõuded, eks, et ma ei taha nagu kilepakendeid, plastikpadelist osta, ökopiima, ma tahan, et keskkond on, kogu see elukeskkond on nagu tervikliku lahendusega. Et siin on palju võimalusi nii ehitajatele, arendajatele mõelda, et kuidas nagu tuleviku ühiskonnale nagu pakkuda paremaid lahendusi. Sealt tuleb tulu. Ja me ei saa olla niimoodi, et me ainult impordime neid paremaid tehnoloogiaid mujalt. Siis me ei saa rikkaks, et me peame ise osalema. Ja see oli ka nagu see Skeleton Technologies sõnum, et me peame tegema arendustööd. See Skeletoni asutaja sõnum oli ka, et ta võrdles Saksamaa ja Eestimaa, et meil suur rolli mängib avalik sektor. Kas te ei arva, et meil see on mõnes mõttes takistus just ettevõtetele? Ja tegelikult avaliku sektori kulutused SKT-s ei ole, on Euroopa Liidu keskmisest madalamad. Lihtsalt küsimus tulevikus saab olema ka, mis see Luminori prognoosis oli see, et me rääkisime natuke nendest majanduse valukohtadest. Et erinevalt Keskpangast mina tõin nagu välja nominaalsed sissetulekud, mis ei ole lähenenud euroala keskmisele. Et kui tavakodanik vaatab taskust, siis ta vaatab euros, ta ei kohanda seda hinnatasemega. Et euros mõõdetuna me ei ole lähenenud Skandinaaviale viimasel 14 aastal. Et see on nagu mõttekoht, et me peame olema rohkem arendustegevuses, innovaatilises majanduses, et näiteks IKT sektoris on palgad kohati juba 50 euri tunnis ja sellega me suudame tuua Euroopast kvaliteetset tööjõudu. Ehk siis rohkem sellist arendustööd, me nägime ka BLRT-s, eks ju, laeva arendus, ehitus, et see tööstus on oluline osa ka sellist kaasaegsest lahendusest. Ja ongi huvitav näha ettevõtete plaane, et kus nad plaanivad just tehnoloogia valdkonnas teha edu. Et see on hea. Sellel konverentsil me räägime vist kõige rohkem ikka keskkonnast. Kui me saame kokku järgmisel aastal, millest siis me räägime? Ma arvan, järgmise aasta teema võiks võib-olla olla ka see, et Eesti 2035 arengu eesmärk võiks olla väga lihtne. Kuidas me tõstame siis tööjõukulud euroala keskmisele tasemele. Ja sealt peaks siis mõtlema välja, et mis on need tuleviku investeeringud, fookusvaldkonnad. Ja siin osades ettekannetes käis läbi, et see vana dogma, eks ju, et Eesti Nokia on see, et meil ei ole Nokiat. See ei ole mitte kuskil toiminud. Toodi näited Lõuna-Koreast, Singapurist, sa võid võtta Hollandist. Meie Nokia on see, et meie inimesed, kuidas me valime need fookusvaldkonnad, arendama seda kvaliteettööjõudu ja kasutame seda ajupotentsiaali. Ja siis koos lääne partneritega oleme võrdsena nagu läbirääkimiste laua taga. Ehk kui me toodame asju, kus me suudame nagu küsida õiget hinda, siis meil on ka seda palgaraha ja me saame liikuda euroala keskmise suunas. Et me täna ei ole, sissetuleku tasemed ei ole jõudnud Kreeka tasemenigi, et nominaalselt, et oleme ausad.